Selles videos tahaksin rääkida sulle soolast. Ja nagu pealkiri ütleb, siis liigne soola tarbimine on kahjulik. Ja sool tegelikult iseenesest ei ole halb asi, võib seda nimetada isegi maitse tugevdajaks heas mõttes. Ja millest sool koosneb, et sa teaksid? Sool koosneb siis 40% naatrium ja 60% kloor. Nüüd soola kahjulik toime tuleneb siis naatriumist ja kui nüüd täpsemalt veel öelda, siis naatriumi ületarbimisest. Hiljutine naatriumi tarbimist puudutav uuring Eestis näitas siis seda, et naised ja mehed tarbivad naatriumi soovituslikust kogusest oluliselt rohkem. Naised tarvitavad siis päevas keskmiselt 2,5 grammi ja mehed lausa 3,6 grammi, aga soovituslik naatriumi tarbimine päevas võiks olla siis 2 grammi. Pikaajalise naatriumi liigtarbimise tagajärjed on üsnagi tõsised ja ma loetlen sulle ette osad nendest. Näiteks kõrgvererõhu tõve väljakujunemine, silmanägemise halvenemine, suureneb infarkti ja insuldi risk, luude hõrenemine, mao limaskesta kahjustamine ja liigset naatriumi ja soola tarbimist peetakse ka neerukivide peamiseks tekkeks. Nagu sa just kuulsid, siis tegu ei ole kõige meeldivamate terviseprobleemidega. Pigem on need väga tõsised ja väga rasked. Et oma naatriumi tarbimisest natuke teadlikumaks saada, soovitan sul hakata toiduainete pakenditelt lugema, kui suur on seal soola sisaldus 100 grammi kohta. Ja kui pakendil on kirjas näiteks, et 3 grammi 100 grammi kohta on siis soola, siis võid selle 3 grammi jagada 2,5-ga ja vastuseks saad siis 1,2 grammi, mis tähendab seda, et selles toidus on 100 grammi kohta 1,2 grammi naatriumi, mis on natukene üle poole soovituslikust päevanormist täiskasvanud inimestele. Kas sa teadsid, et tänapäeval saab inimene 80% soolast poest ostetud valmistoodetest kui ka valmistoitudest? Ülejäänu lisatakse ise kodus kokates. Suurimateks naatriumiallikateks on keedusool, puljongipulber, konservid, soolatud ja suitsutatud tooted, kiirtoit, lihatooted ja juust. Nüüd, kus sa tead juba naatriumi kohta päris palju ja et selle liigtarbimine on su tervisele kahjulik ja väga tõsiselt kahjulik, siis teadmistest ainult ei piisa, vaid loeb ka nüüd see, mida sa nende teadmistega peale hakkad. Ja täpsemalt sellega, et kui sa tead, et palju naatriumi on kahjulik, siis järgmiseks, mida sa peaksid tegema, on see, et viima oma naatriumi tarbimist alla. Ja ma annan sulle järgnevalt 3 nippi, mida sa võiksid, mida sa peaksid tegema hakkama. Esimene nipp on lihtne, loobu või siis vähenda drastiliselt nende toitude ja valmistoitude tarbimist, milles siis on väga palju soola ehk siis naatriumi sees. See on esimene asi. Teine on siis hakka kasutama ürte ja vürtse, kui sa hakkad maitset looma. Ja soolane maitse ei pea olema ainus maitse, mis saadab sinu toite ja sinu toidu valmistamist. Ürdid ja vürtsid sobivad suurepäraselt, et vähendada soola tarbimist. Ja kolmane soovitus on mul sulle see. Hakka kasutama tavalise lauasoola asemel või mis iganes soola sa kasutad, kardiokompleks südamesoola. See on nüüd täpselt see sama sool, mis mul siin käes on. Ja miks ma seda soovitan kasutada? Ise juba esiteks pikemat aega kasutan seda, aga väga olulisel põhjusel, sellepärast et selles on 53% vähem naatriumi. Lisaks on siia soola sisse lisatud magneesium, kaalium, tsink, seleen ja kroom, kõik väga kasulikud mineraalained, mida sinu keha igapäevaselt vajab. Nii et võta kindlasti see kardiokompleks südamesool kasutusele. Mina valmistan enamus oma toite kodus, aga kuna mulle meeldivad ka kõrge soolasisaldusega toiduained, siis kasutan alati sinna kõrvale kardiokompleks südamesoola, sellepärast et selles, nagu ma ütlesin, on 53% vähem naatriumi ja see on suurepärane võimalus hoida oma naatriumi tarbimist kontrolli all ja viia seda lausa alla. Nii et soovitan sul ka seda kasutama hakata ja kindlasti soovita seda oma lähedastele ka, kellel on vanust rohkem kui 40 eluaastat, sellepärast nemad on juba riskigrupis, kelle siis hakkavad ohustuma kõik need terviseriskid, mida põhjustab naatriumi liigtarbimine. Seega, võta kindlasti sool kasutusele, sest pikas perspektiivis teed sa oma tervisele suure teene sellega.